Teadvuse sünd on raamat, mis on sündinud targa mehe, kes kutsub enda Alter Mangimi ja tema tehisintellekti Cloudi ühisest vestlusest ja arutelust ja seda ta nimetab dokumentaalulme romaan. Tõesti uus žanr, mida enne pole Eestis olnud, äsja oli Kultuurikatlas selle esitlus ja uskunud mind ka see esitlus oli täiesti erakordne ja ainulaadne. Ja need inimesed, kes siia oli kutsutud, olid minu arust küll väga niimoodi kättpidi kohale toodud ja eraldi välja valitud, koht oli kinnine ja need inimesed olid väga-väga põnevad. Ja üks selline põnev mees istub minu kõrval, endine Suur Raljes ja Raido Rüütel, tere sina oma esimeste muljetega sellest, mida sa täna siin kogesid? Tead, mu esimene mulje oli vaheajal. Mul oli, ma mõtlesin, mida ma, nii ilusa kutse ja nii ilusti kutsutuna. Ma mõtlesin, et ma võtan meepurgi kaasa. Mul on seal üks pere mesilasi aga see oli mul näppus terve selle esimese poolaja ja ma ei suutnud seda üle anda. Siis ma nägin, et Alar andis siin neid autogramme ja vaieldamatus ma olin selle esimese poolaja, ma ei saa öelda, et lummuses, aga mõju all. Ja me Alariga tunneme päris ammust aega, ma ta isa tundsin küll palju varem. Ja ma talle ütlesin, et tead, et sa oled väga lähedal. Ta sai muidugi kohe aru sellest ja tänas. Ja ma ütleks praegu, kui ma ka teise selle osa siin ära vaatasin, et ta on veel lähemal või väga lähedal. Kas see hirmutab sind, et keegi on nii lähedal millelegi, mida me täna veel võib-olla ei mõista? Ei. Oled sa pooldad sa seda, et ta sukeldub sellisesse maailma uurima midagi, mida me kõik veel ei tea? No, ta ei ole ju ainus. Neid on ju, ma arvan, et rohkem, kui me oskame arvata ka siin Eestis. Meil Eesti pinna veel ju, Maarja maal, meil on ju väga tundlikke inimesi olnud. Mingi aeg osasi peeti nõidadeks, eks ole, aga selline, kuidas ma ütlen, mina kristlasena, ma ütlen, et see on looja, eks ole ju, et selle mõistatusliku ja ülima adumine on meis olemas. Sina oled ju endine sportlane, väga palju on tegelikult täna räägitakse sellest, et AI ja tehisintellekti abil tehakse palju treeninguid, tehakse palju treeningkavasid, ka treenerid vahetatakse välja spordis üldse see jõuline tulek. Mida sina sellest arvad? Kuidas sa kommenteerid? On see oht treeneritele, sportlastele või on temast ikkagi kui tööriist väga suur kasu? Ma ei oska siin öelda, kuna ma ise ei kasuta AI-d, ma üritan võimalikult vähe kasutada isegi telefoni. Mulle meeldib sulle silma vaadata ja rääkida, eks ole. Ja vajadusel ka emmata, kui kõik hästi läheb, eks ole. Aga mitte, et ma pelgaks, absoluutselt ei pelga. Ei. Ja ma arvan, et sellest on võib väga palju kasu olla ka spordis ja sportlastele. Aga nii kui me enne rääkisime siin enne intervjuu algust, et juuste pesemisest, siis ilmtingimata ei pea pesema. Meis on võimekus ise endaga hakkama saada. Kas sa arvad, et siis ei pea süübima sinna maailma, et meil on võimekus olla sama targad, sama võimsad, kui seda täna on tehisintellekt, või sa tunned, et see kooslus tehisintellektiga midagi koos luua on järgmine etapp inimkonnas ja üldse nagu muutus, suur samm edasi? Võib-olla, aga ma ei pelgaks seda, aga mina ei näe nagu enda juures kohe üldse, ma lähtun nagu oma, nagu Alar seal ka väga ilusti ütles, tegelikult meie maailm on siin. Ja kannatab nagu austada teise maailma, see ongi teissugune, ka minu lastel, mu naisel ja Alar, mulle väga imponeerib Alargi see tee, kuidas Alar liigub, eks ole, samm-sammult, aasta-aastalt on ta liikunud. Ma kunagi natukene võib-olla nipsakalt Alarile ütlesin, seal oli tema kontoris, seal oli paar tema
kolleegiga seal ja läks, Alar teab, et ma oma palverännakul olin taevas ja lasi mind väga lähedale. Ja see oli väga ränga ja pika tee võib-olla autasusi siis. Ja ma ütlesin, siis Alar käis palju Lõuna-Ameerikas ja see olnud ma ei pidanud Alarit silmas, aga ma pidasin tema osasi lektoreid ja kes seal olid väga palju uuringuid teinud, eks ole. Narbi mulle väga meeldib ja kirjutas väga hea raamatu, aga kas me gringodena ei kannata selle sündroomi käes, et me tahame kohe doktorantuuri pääseda. Me oleme jätnud 9. klassi vahele. Isegi 1. klassi äkki ei ole läinud. Andkem aega inimestele sellest tutvuda, süübida, minna. Ja Alar on minu arvates läinud just seda niisugust step by step või kogu aeg liikunud ja temas on seda sisemist rahu tekkinud. Vähemasti mulle tundub. Aga temas on ka see, ütleme, see põlev uudisimu, kogu aeg midagi uut teada saada. Et võib-olla need 2 asja, kui kokku võtta ja pannegi võib-olla inimestel hinge peale, see on ainult puhtalt minu isiklik arvus, et kui sa mängid või süübid sellesse uude maailma, siis ta võib olla võrratu, kui sa teed temaga samm-sammult tutvust ja süübid ja elad ja arutad, mitte ei lenda pea ees doktorantuuri nõudes, et kõik see, mis sina mõtled, peaks olema temaga kooskõlas. Ja. Mina lähen, mis lähenen. Ma ei saa öelda, et mina lähen. Mind on kutsutud lähemale ilma mu enda niisuguse aktiviteedita. Ja ma olen õudselt rahul. Ja ma olen, mis rahu? Mis see minu rahu ei tähenda midagi. Ma olen tänulik. Aga meil on erinevad teed. Aga ma väga respekteerin seda, mida Alar teeb. Aitäh sulle. Aga head lugemist ja kes veel ei ole lugenud. Aitäh sulle, siis mangim.com on see raamat ja ma arvan, et mõtlemisainet, vähemalt sellist iseendaga sisemist kõnet toob see raamat kindlasti paljudele. Aitäh.